tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere taas vaatama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. No tänane teema on selline, millega tõepoolest elu jooksul puutub kokku peaaegu et iga inimene. Ehk siis räägime ravimitest, nii nendest käsimüügiravimitest, mida me igaüks võime apteegist ostma minna, kui siis ka sellest, kas me ikka oma kodudes meile määratud retseptiravimeid õigesti võtta oskame. Ravimimürgistusi tuleb Eestis ette päris palju ja miks ja kuidas need asjad juhtuvad, sellest tuleb tänases saates samuti juttu. Ning lisaks räägime ka kõige elementaarsematel teemadel ehk millal minna apteeki, millal pöörduda arsti poole ja millal üldse on aeg EMO poole oma jalad seada. Saates on meil külas Lääne-Tallinna Keskhaigla sisearst ja kliiniline farmakoloog doktor Raul Kokassaar. Tere, Raul! Ja, tervist! No alustame vahest sellest teie erialast, et mida siis kliiniline farmakoloog teeb? No see ülesannete ampluaa on päris lai. Me võiksime konsulteerida patsiente, kellel on pikad, keerulised raviskeemid. Tihtilugu sealt saab isegi mõned ravimid ära võtta. Natukene teostada järelevalvet, kuidas haiglas ravimeid kasutatakse, kujundada haigla ravimipoliitikat, vaadata, et milliseid ravimeid, kui palju, mis osakondades see haigla peaks ostma, millistes osakondades, mis ravimeid võimaldada. Et ampluaa on väga lai tegelikult, küll aga see pigem on selline kõrvaleriala, kõrvaltöö, ehk ideaalis võiks alati rohkem süvenemise aega olla. No kui teadlik üldse keskmine Eesti patsient on nagu selles valdkonnas, et kuidas võtta siis ravimeid, mis on talle määratud? No see on ülivarieeruv, näeme väga erinevat pilti. Mina isiklikult töötan põhiliselt siis sisearstina, kus on meil väga palju eakaid, hulgihaigeid inimesi, kellel võib-olla füüsiline vaimne võimekus elukaare lõpuosas ikkagi ei ole see, mis endisetel aegadel. Ja väga tihti näeme, et nad ei tea ise ka, mida nad peaks võtma või kuidas nad peaks võtma. Väga sage on selline lause, et võtan täpselt nii, nagu on kästud. Aga kui küsida, kuidas kästud, siis nii nagu arst ütles, aga kuidas arst ütles, seda ikkagi ei teata. See kõlab isegi natuke kõhedalt, sest et eakamatele inimestele on tihtipeale ka nagu mitmed erinevad ravimid välja määratud, siis võib-olla neil kuskilt veel natuke lisaks valutab, siis nad võtavad käsimüügiravimeid ka veel lisaks ja lõpuks võibki siis tekkida see segadus, et kui palju ja mida ma võtta võin ja mismoodi need asjad koos toimivad. No kelle õlgadele peaks see raskus siis nüüd langema, et eakas inimene, kellel on mitmeid ravimeid, võtaks neid ravimeid õigesti, ehk siis kuidas see nagu, kuidagi see liin nagu käib, et arst ja perearst ja lähedased ja kelle vahel see vastutus jaguneb? No see on väga hea küsimus. Üks meie igapäevatöös sõlmküsimusi, põhiküsimusi, mille lahendamine, kindlasti lahendaks kõik Eesti tervishoiu probleem, aga reaalselt musun võiks isegi tervishoiukulude kokkuhoidu tuua, et adekvaatne iseseisev patsient peab endaga ise hakkama saama, kui aga on juba ravimeid väga palju, vanust, paljud nägemine pole hea, toimetulek kehva. Siin saates võib-olla teeks üleskutse lähedastele, et kui on võimalik, natuke vaadake, kontrollige, küsige, kuidas patsiendid ravimeid võtavad ja võimalikult lihtsad raviskeemid ja lihtsad annustamisjuhised. Ideaalis peaks ikkagi olema patsiendil kirjalik raviskeem, kus ta näpuga ajab järge, et midagi ei saaks sassi minna. Kuid tihtilugu me näeme, et üks arst kirjutab ühte, teine arst teist ja lõpuks on selline suur list ja paras segapudru ja ega haiglasse tulles ei teagi, mis see haige foon on, et kas ta võtab siis natukene mingit tüüpi ravimit hoopis rohkem. Seda peabki selgitama. Mul on ka juba aastaid üksjagu erinevaid ravimeid on ka ja mina olen selle lahendanud nii, et mul on niisugune karbikene, kus on peal siis, kus on nagu lahtrid sees, kaanega lahtrid ja seal on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja nii edasi, terve nädal on nagu lahtrikeste kaupa ja mul on siis sinna rohud sisse pandud, et seal on nagu igapäeva rohud. Aga kui ma nüüd oma nendele määratud ravimitele peaksin juurde võtma käsimüügiravimeid, näiteks mul hakkab lihtsalt pea valutama, siis kas ma peaksin päriselt
kuidagi uurima enne, et kuidas see käsimüügiravim, minu peavalurohi näiteks mõjub minu retseptiravimitega või siis on käsimüügiravimid tavaliselt nii turvalised, et ma ei pea seda uurima? No lühiaegselt näiteks paratsetamooli võib ikka võtta, kui inimene on muus osas ilma, ütleme, et mitte siis terve, aga ilma väga tõsiste kaasuvate haigusteta. Ja käsimüügiravimite mõte ongi ju selles, et lühiaegselt teatud väikese perioodi võiksime neid tarvitada niisama, küll aga mitmetel käsimüügiravimitel, näiteks kas või need ibuprofeen, muud mittesteroidsed põletikuvastased vahendid, tolmen, nendel on päris palju koostoimeid teatud muude retseptiravimitega. Ühekordne võtmine tõenäoliselt midagi suurt ei tee, aga kui see ise algatatud kuur kujuneb seal juba nädalate pikkuseks, siis on reaalselt koostoimed ja me täiesti näeme haiglas neid päris tihti. Ma küsin hästi lihtsa küsimuse. Millal võtta paratsetamooli ja millal võtta ibuprofeeni? Kui ma jään haigeks, siis ma iga kord mõtlen, kumba neist ma peaksin võtma. Kõige turvalisemaks peetakse ikkagi õiges doosis paratsetamooli võtmist, mis on küll veidikene nõrgem, veidikene lühema toimeajaga, aga palaviku kerge valu vastu võiks olla kõige esmasem valik. Ibuprofeeni toime võiks olla natuke tugevam, kesta ka veidi kauem 6-8 tundi. Kuid, ma arvangi, et lühiajaliselt väike pisike kuur on ise täitsa okei teha, aga pikaajaliselt seal on teatud retseptiravimitega tõesti olulised koostoimed. No vaat, praegu ma kuulsin kõik täpselt ära, et kuidas nagu võtta tuleks ja mõnikord, kui ma käin apteegis, siis räägib apteeker mulle hästi kenasti, kuidas mingisuguseid rohtusid võtta ja kui ta annab mulle mingi retseptiravimi, siis ta alati küsib üle, et kas ma tean, kuidas seda võtta ja siis ta küsib mõnikord, et kas te võtate veel mingeid ravimeid, et arutame selle koostoime ka läbi, aga iga kord apteeker seda ei räägi, et kuidas see teie seisukohast on, et kas see aitaks palju, kui nad räägiksid võib-olla kuidagi rohkem, nad on ju seda õppinud, miks mitte? 100% nõus, et tegelikult tundub, et neid tublisid apteekreid on päris palju, neid tuleb aina juurde. Ma ise õnneks noore terve inimesena kliendina seal väga tihti ei käi, kuid patsientide pealt vaadates tõesti tundub, et kirjutatakse väga selgelt paki peale mingisugused juhised ja apteekri nõustamine on üks suund tõesti, kuidas me saaks patsiente teadlikumaks muuta. Võib-olla on neil kohati natuke rohkem vaba ajalist ressurssi ja kindlasti ma ka loodaks, et ravimite müük jääks ikkagi apteekidesse, sest seal on spetsialistid, kes saavad patsiente nõustada, nii et kui hakata kuskil bensiinijaamades, kohvikutes, toidupoodides ravimeid müüma, siis seal näiteks puudub täielik. Ja siis sa lähed küsid bensiinijaama müüja käest, kas ma võtan paratsetamooli või ibuprofeeni? No sealt võib jumal teab, mis vastuseid saada. Et jah, kõige parem ohutum oleks, kui ravimid jääksid apteekidesse ja kui apteekritel oleks aega nõustada ja üldiselt inimesed võiksidki ideaalis ka arvestada sellega, et apteeker pole või apteek ei ole päris toidupood, iseteeninduskassa, vaid et seal lähebki natuke aega, järjekord liigubki natukene aeglasemalt ja ongi normaalne, et mõned sõnad räägitakse ka juttu. Kuidas teile tundub? Kas Eesti inimene pigem haarab liiga kergekäeliselt ravimi järgi või siis pigem kannatab viimase piirini? Kui nüüd üldistada, siis pigem võib-olla keskmine Eesti inimene on selline keskmine Eesti mees, kes vahel me haiglas näeme, et on täitsa surm silme ees ja siis kuidagi suure hädaga lähedased on patsiendi haiglasse vedanud. Kergemate sümptomite puhul, kui ikkagi valu näiteks häirib selgelt konkreetselt, siis selleks need käsimüügi valuravimid ongi. Kui nüüd see tõesti valu üldse ei leevene, asi kujuneb, valu on väga tugev, ravimefekt ei anna, siis juba võiks mõelda, et mis edasi. Aga lühiaegne omaalgatuslik ravikuur on tegelikult okei, sest selleks ta ongi käsimüügi ravimid mõeldud. No kui vaadata natuke laiemalt, siis millised need kõige suuremad niisugused probleem või ohukohad on seoses käsimüügiravimitega? Et kas see võib kuidagi olla seotud sellega, et ma ei tea, peaksime olema siiski paremini teadlikud, kuidas nad meie retseptiravimitega koos toimivad või mis see on meil üldse mingi murekoht või on meie apteekrid siiski nii tublid, et me ütleme, et kõik on hästi sellega? No mõned ohukohad ikka oskaks välja tuua, et
On kõiksugu üledoose, mürgistusi nähtud. Et on peavalu näiteks nii tugev, et ühe tableti asemel võetakse 4 tükki korraga. Jah, ja no kui veel ühekordselt võetaks kogemata 4 paratsetamooli tableti, see muidugi ei ole mitte lubatud ja mitte hea, aga sellega meie organism saab hakkama. Aga näiteks mõni aasta tagasi oli meil juhtum, kus see oli siis Tartus, kus üks noor naine tõesti nagu köha komme sõi need paratsetamooli tableti, et ei lähe hambavalu üle, eks seal olid need kogused väga suured ja pika intensiivraviga see asi lõppes, õnneks patsient jäi küll ellu. Aga ohutaju ikkagi me ravimite puhul ei tohi kaotada. Pigem on vist äkki see inimeste meelestatus selline, et kui mul on retseptiravimed, siis see on ohtlik rohi. Aga kui see on käsimüügiravimed, siis see äkki nii ohtlik ei ole, et siis ma võin rohkem paindlikult sellega ümber käia. Jah, aga teatud piirini, sest ka käsimüügiravimitel on kõrvaltoimed, koostoimed ja kindlad lubatud päevased annused, millest peab ikkagi kindlasti kinni pidama. Kui palju seda on, et inimene lihtsalt tormab EMO-sse, aga tegelikult võiks minna apteeki? Päris palju, ma natukene töötan ise EMO-s, ka valveid teen ja võib-olla see sõnum, mis võiks kõlama jääda, et kui on see kergem mõõdukas valu või mingisuguse kroonilise probleemi valu ägenemine, siis esmalt, kui ei ole mingid ülimalt suuri ohusümptomeid ülihalb olla, siis esmalt võiks ikkagi ise proovida käsimüügi ravimeid võtta, et vahel on tõreletud ja meedias on ju tulnud probleem, et EMO suhtub halvasti või on seal personal väsinud, mis võibki tegelikult vahel olla, aga eks see kohati mõjub veidi frustreerivalt võib-olla, kui öösel kell 3 tullakse ja ühtegi ravimit polegi proovitud näiteks seljavalu vastu ise võtta. Et see oleks küll üks koht, et enne EMO-sse tulekut, kui ei ole väga tõsiseid sümptomid, võiks olla sinne esmane käsimüügiravi proovitud. Aga kui see on hästi elementaarne küsimus, et valust me oleme rääkinud, aga palavik. Et millise kraadi juures on näiteks lapsele palavik ohtlik, millise kraadi juures on täiskasvanule palavik ohtlik, millal apteeki, millal EMO-sse? Tänapäeval kõige rohkem rõhutatakse ikkagi enesetunnet ja sellida kliinilist pilti, kuidas patsient tunneb, et eeskätt ravime patsienti, mitte numbreid. Oli traditsioon öelda 38,5 võiks olla see palavikust lapsele alandada. Ma arvan, kui patsiendi üldseisund on ka hea, et ta on selline aktiivne, laps tunneb ennast hästi, jookseb ringi, võib ju ka ikka 39 oodata. Üle 40 on kindlasti väga see on tõsine. Aga näiteks inimesed õudselt palju reisivad tänapäeval ja nendes teistes riikides jäädakse natuke teistsugustesse haigustesse. Näiteks Indoneesias või Tais reisides võib see palavik kerkida väga kergelt sul 40 kraadini või sa ise ei teagi, et sa oled dengepalavikus või et kas usaldada seda, ütleme, kohalikku apteeki või tasuks siis pigem ikkagi pöörduda arsti poole? Hea küsimus. Pole ise nii kaugel maal reisil käinud. Aga kui läheksite, mis te teeksite? Ikkagi, ma arvan nii, proovime mingi üldise vastuse mõelda, et lähtuda enesetundest, natukene paha olla, lihtsalt väsimus, ma arvan, et piisab ametlikust apteegist ravimite ostmisest ja kui tõesti hakkab patsient kokku kukkuma, väga tugev nõrkus, mingid valud, ikkagi sama loogika nagu Eestis. Välja kannatamatud sümptomid, see on kohe indikatsioon ikkagi, et peab erakorraliselt pöörduma. Ja just, eriti ehmatav võib see olla sellepärast, et seal on ju need nähud tihtipeale ju hoopis tugevamad, et seal need olud on ju teised ja need tõved väljenduvad ka natuke teistmoodi. Aga mis teha, inimesed reisivad üha rohkem ja need erinevaid kokkupuuteid on erinevate valude ja haigustega ka üha rohkem. Aga tuleme nüüd siia tagasi. Millisel juhul võib olla niisugune olukord, et inimesel on mingi valu, ta võtab selle valuvaigistiga kogu aeg maha, aga kui kaua see võib niimoodi kesta, et kui valu ära ei kaogi, et kaua sa jääd seda valuvaigistiga maha võtma? Mõned päevad kindlasti võib ja kuskil võib olla 5 päeva. Öeldakse näiteks seljavalud, paljud sellised lihasjäsemevalud võiksid selle ajaga hakata vaikselt ikkagi, kas just nüüd üle minema, aga vähenema. Kui nüüd näiteks valu üldse ei allu valuravile või valuravi foonil hoopis tugevneb,
tugevnev valuravi foonil, see on ka indikatsioon pöörduda arstile, et enamik valusid, ka seljavalud on ju tegelikult healoomulised ja põhimõtteliselt paranevad ajaga enam-vähem ise organism neid ravib, kuid mõnel juhul on siis tõsiste, ma ei tea, näiteks kasvajaliste või muude haigustega seal all tegemist ja ega kui on esmane valuravi proovitud ja võib-olla perearstiga konsulteeritud, miski ei aitaks, siis ongi koht, kui ikkagi välja ei kannata, siis on koht, et võib-olla pöörduda kas erakorraliselt ja lasta ennast uurida rohkem. Kui palju teil selliseid patsiente on, kellel nagu selline juba ainuüksi arsti poole pöördumine võtab haiguse ära või selline placebo-efekt ka teinekord tekib mõnikord ravimi võtmisest? No ikka tekib, näiteks ega EMO-s töötades sellest saab ka aru, et mis on hästi huvitav, et patsient mõnikord pöördub tohutute valudega ja siis pakkuda talle valuvaigistit, siis seda ei soovita enam, et siis see viitab, et ilmselt see valu ikkagi nii suur ei ole. Ja teatud placebo-efekt, seda on teadusuuringud näidanud, et see ikka on olemas, isegi tableti värv võib seda mõjutada ja õnneks enamik meditsiinist on meil riiklik, ma arvan, mis on hea, et arstid ei pea eriti müügimehed olema, kuid tegelikult ikkagi natukene ravimite määramisel peab arst võib-olla ka veidikene sinne müügimees olema, et mitte et asjatut ravi peale suruda, vaid et patsiendile kuidagi ka natuke sisendada, anda sellist lootust, julgust, et see ravi võiks aidata ja loomulikult siis me küsime patsiendilt ka tagasisidet. Viimasel ajal on olnud nagu rohkem juttu sellest, et inimeste hulgas nagu levib selline mõtteviis, et ega see klassikaline meditsiin on ikka selline kahtlane asi, et ma pean ikka teelehe peale panema ja õiged sõnad peale ütlema oma haigusele ja et kas see mõtteviis on kuidagi nagu teie kabinetiga jõudnud? Meieni jõuavad rohkem eakad inimesed, kes võib-olla nende sotsiaalmeediastaaride mõttevälgatustega ei ole nii detailselt kursis, kuid umbusku ikka on ja ega osaliselt ükski probleem ei teki ju elus niisama, et eks umbusul võivad ka mõnikord põhjendatud ja õigustatud põhjused olla, näiteks mõnikord kahjuks lähebki, meditsiin võib küll olla moodne, aga mõnikord lähebki kahjuks halvasti, meditsiin ei suuda aidata või juhtuvad mingid vead. Ja teine probleem on see, et tihtilugu, kas meditsiinitöötajatel ei ole aega ikkagi suhelda. See suhtlusprobleem on võib-olla väga oluline, just ajaline defitsiit ja kui mingisugune posija või nii-öelda kärbseseene terapeut kuulab ja paneb käed peale ja jutustab patsiendiga. Sest ta räägib nii kenasti. Siis sellega võib-olla patsient lähebki sinna poole üle. Aga samas minu põlvkonna arstid on minu meelest sellise nagu meeldiva lähenemisega, et nad soovitavad oma haigele nagu kõiki erinevaid viise, et natukene rahvameditsiini ja siis sinna juurde loevad sõnad peale, et mis rohud tuleb kindlasti ära võtta ja sest ega tegelikult ju selline meega tee ju kellelegi halba ei tee, kui ta haige on. Kergete haiguste puhul seda võib täiesti soovitada ja ravimtaimedel kindlasti teatud efekt on olemas. Nüüd miks need ravimtaimi võib-olla tänapäeva meditsiin nii laialdaselt ei soovita, on see, et toimeainete sisaldus, mis neis on olemas, sõltub väga palju säilitamisest, kasvatustingimustest, nii edasi. Aga ütleme tabletis saab ju lihtsalt öelda, võt näete, et kogu seda mõõdetavat. 500 milligrammi, see on fakt, see on mõõdetav. Kergete haigusnähtude juhul, mis peaksid ise üle minema nii-öelda külmetused, ülemiste hingamisteede viirused, kus ei olegi tihti eriravi vaja, et miks mitte. Küll aga tõsiseid haigusi nüüd taimelehtedega ravida ei saa ja see oleks kindel üleskutse, et ega olen ise ka näinud näiteks mitut onkoloogilist haiget, kes tegelikult oleks olnud küll võimalik terveks ravida, aga eks nad ise loobusid ravist või läksid siis nii-öelda selliste uhuu-terapeutide juurde. Vähemalt 2-3 juhtu tuleb meelde. Ja eks nad siis jõudsid tagasi, kui üleni metastaasia täis ja ega siis ongi selline toetav ravi ja selles suhtes kahju, et muidu oleksid võinud ju saada väga hea tulemuse ja nendest juhtumitest on küll kahju. Võtame natukene arutelu teemaks ka südame aspiriini, et mulle tundub, et see on kuidagi selline rohi, mida nagu hästi paljud inimesed nagu igaks juhuks tahaks võtta.
Jah, ilmselt on see ka Eestis nii, kui me vaatame need ravimi müügi edetabeleid, siis see on kõige populaarsem käsimüügiravim üldse olnud aastate viisi. Eesti kohta on väga vähe andmeid, natukene on ka siin Skandinaavia maade kohta ja võib spekuleerida, et võib-olla suurusjärk pooled inimesed võtavad seda ilmaasjata või näidustuste väliselt. Kas veidi vähem, veidi rohkem, ma ei tea, aga kindlasti oluline hulk tarvitab seda tõesti ilmaasjata. No, kui mõnikord meedias nagu kirjutatakse sellest välismeedias, et näiteks lääneriikide arstid kirjutavad ravimeid liiga kergekäeliselt, siis kuidas on sellega lood Eestis? Et mu sisetunne ütleb, et pigem mitte, aga kuidas teile tundub? Hea siuke küsimus, kus võib pikalt arutada. Võib-olla mõnikord näiteks, kui on kiire situatsioon, patsient tuleb EMO-sse, siis me ka vahel kirjutame veidi kergema käega, aga siin on see, me lähtume ka sellest, patsient on ikkagi pöördunud erakorraliselt. Et tal on järelikult suur häda. Et mingisugune põhjus tal peab olema, võib-olla ta ei olnudki nii erakorraline. Ja siis, kuna retseptiravimeid ei ole nii lihtne saada, ja arsti juurde kogu aeg ei saa löögile, siis vahel on see, et igaks juhuks kas või vajadusel mingisugune tugevam valuravi, mingi muu ravi on kirjutatud, et vähemalt siis tal on vajadusel ise midagi, mida ta saab võtta. Mul on üks isiklik mure ka. Mul on aeg-ajalt peavalud ja mul on kanged peavaluravimid ka. Ja ma ei taha kogu aeg need kangeid peavaluravimeid võtta. Ma võtaks hea meelega Solpadeini, mis aitas, aga seda ei ole enam apteegis. Et kuidas sellised otsused sünnivad? Need tarneraskusi on päris paljudel ravimitel ja mitmeid ravimeid lihtsalt ei turustata enam. Kahjuks peab tunnistama, et eks see ravimiäri ongi üks äri. Tegelikult ma ise olen ka mõningatest muudest ravimitest puudust tundnud, mis on vanad, aga täitsa uuritud, head ja efektiivsed. Ja mitte, et nad oleksid siis niivõrd ohtlikud või halvad või kahjulikud. Aga mingil põhjusel on need välja vahetatud. Turgu on vähe, esiteks turgu on vähe, pole patsientuuri ja neil ei ole neid originaalpatente, need hinnad on väga madalad, firmadel tihtilugu ei ole huvi. Ja need uuemad ravimid, millel on siis originaalpatenteks, neid muidugi maksimaalselt on firmade huvi siis müüa. Tuli juba juttu see, et originaalravimid ja siis need, mis on siis nagu sarnased, eks ole. Ja kui ma käin, eks ole, apteegis, siis apteeker alati küsib, et selle toimeainega ravim on, et kas tahate originaalravimit või tahate mõnda muud, need muud on soodsamad. Ja minul tekib alati selline tunne, et aga äkki see originaalravim on kuidagi parem. Et mis siis, et ta kallim on, aga äkki ta on kuidagi parem. Kas ma tegelikult ei peaks niimoodi mõtlema, et kas need teised ravimid, mis on sama toimeainega, on tegelikult ka sama head, lisaks veel odavamad? Peaksid olema, et tegemist on, neil on uuringud tehtud, uuringuid on küll vähem, aga originaal ja nii-öelda see geneeriline ravim, nendel öeldakse bioekvivalentsus küll võib kõikuda +-20%, mis mõnes mõttes tundub veidikene suur arv, kuid rahvusvahelised juhised on kõik selle lubanud ja tegelikult üldjuhul, mina arvan, võib piirduda küll geneerilise ravimiga. Kunagi oli veel statistika, et Eesti oli kas nüüd Euroopa 5 rikkama riigi seas selles arvestuses või isegi veel rikkamate seas, et kui palju originaalravimeid osteti protsentuaalselt. Kuid need ikkagi ravimite osas ma ei oleks murelik, ka geneerilised ravimid on ametlikult uuritud, nad on ametlikult apteegis müügil ja me võime neid julgelt tarvitada ja pigem on mõistlikum valida siis odavam variant, see soodustab muideks ka natuke ravimitootjate vahelist konkurentsi, mis võib-olla aitab siis hindadel alla tulla. Kui me enne natukene rääkisime sellest, et kui võtta koos neid retseptiravimeid ja neid käsimüügiravimeid, et alati ma ju ei tea, et kuidas nad nagu koos nagu mõjuvad, et kuidas ma saaksin seda teada, et kelle poole ma peaks pöörduma või mida ma peaks lugema või? Hea arst võiks kõige olulisematest koostoimetest rääkida, informeerida, selleks ka tihti pole aega. Nüüd hea, kui apteeker saaks näiteks nõustada lühidalt, võib-olla meie
tööpraktikas kõige sagedasem ongi nii-öelda need verevedeldajad, mida väga paljud eakad söövad ja siis põletiku valuvastased ravimid, näiteks ibuprofen, tolmen ja neid sarnaseid on väga palju. Et näiteks neid ei ole koos hea pikka aega võtta. No infoleht annab ka hoiatuse, aga ega infolehest tavainimesel ta ikka ei võta seda luupi välja ja need on keerulised sõnad ka seal tihtipeale. Sest seal ju on, et ei tohi koos võtta sellise toimeainega ravimitega, aga inimene teab tegelikult ainult oma ravimi nime, ta ei pruugi teadagi, mis seal toimeaineks üldse on. Tihtipeale on ju nii? Tihti on nii ja ega tõesti seda infolehte detailideni läbi töötada on päris keeruline. See 3. punkt võiks nüüd küll olla vaadatud, et kuidas seda ravimit siis võtta. No mida sellises olukorras teha, ikkagi apteekrid on kõrgharidusega meil ja nad on lahkesti nõustama, et minge küsige. Kui on kahtlus, siis küsige apteegist ostmise ajal, julgelt. Kas võib ette tulla selliseid olukordi ka, et inimesele määratakse mingi ravim ja siis arst küsib, et millised rohtusid te veel võtate ja siis nad arutavad läbi need koostoimed. Aga üldse ei tule juttu sellest, et inimene võtab veel ka näiteks mingeid toidulisandeid, et kas see võib ka riskikoht olla? Kindlasti, et seda oleme ka igapäevases töös näinud. Ja toidulisandite puhul peab rõhutama, et nende sisu kindlasti ei ole sugugi nii kontrollitud kui näiteks ravimite puhul, et ravimite puhul võib olla ikkagi üsna enesekindel Eestis. Alati mingid võltsitud ravimid, midagi võib ikka liikuda ja rääkimata sellest mustast turust, aga üldiselt ma oleks ravimite puhul enesekindel küll, aga toidulisandeid ma korraks uurisin veterinaartoiduametist, küsisin, tegin päringu, siis öeldi, et nad jõuavad vist 35% turule tulevatest toidulisanditest kontrollida mingit siis partiid. See info on nüüd mõnda aega vana, aga kindlasti kõik toidulisandid ei ole kontrollitud ja on ka Skandinaavia maades igal pool teada, et on olnud juhtumid, kus siis seda toimeainet on toidulisandis ikka mitu korda rohkem või mitu korda vähem. Millise toidulisandi suhtes peaks olema eriti ettevaatlik või et kas on mingisugused toimeained, mida, ma ei tea, kui sa seda võtad, et siis mingid ravimid kohe on välistatud nendega samal ajal võtmine? Võiks välja tuua näiteks naistepuna, et teda kasutatakse kergete meeleoluhäirete raviks ja ilmselt mingisugune efekt tal ongi. Küll aga ta kiirendab päris paljude ravimite metabolismi, siis ravimid lagunevad kiiremini ja mitmete ravimite toime võib tema ka koos võttes väheneda oluliselt ja ka mitukümmend % ning ka isegi kuni mitu korda teatud juhtudel. Nii et see on ka üks põhjus, miks toidulisandid pole ilmsüütud suvalised asjad, mida võib lõputult süüa, et eriti hulgi ravimite võtja, selline, kellel on tõesti 5+ rohkem ravimid, need võiksid olla eriti ettevaatlikud ja läbi mõelda, kas neid on vaja, sest väga tihti näeme, et on selline patakas ravimeid ja siis veel suurem patakas toidulisandeid ja see on ka üks segaduse allikas. Kas teid kui arsti häirib selline olukord, et mis te tavaliselt patsiendil ütlete, kui te sellise olukorra avastate, et kas te kuidagi suunate või õpetate, et milliseid valikuid te peaks tegema? Vahepeal ikka soovitame, kas midagi ära jätta, näiteks vahepeal mõned patsiendid võtavad väga palju vitamiinpreparaate, kombineeritud multivitamiinpreparaate, vaatame isegi, et teinekord on see ööpäevane mitte soovitav kogus täis, vaid ka see lubatud kogus on täis ning natukene üle. Et tihtilugu sealt saab üht-teist ära jätta, on natukene väiksem nii-öelda tabletikoormus, rahakotile sõbralikum, sest toidulisanditel ju soodustusi ei ole, tihtilugu nad on päris kallid. Isegi võib rääkida eakate puhul ka ravimi või siis kaudselt toidulisandite vaesusest, et kulud nendele on päris suured. Ja. Nii et te siis pigem soovitaksite selle asemel, et osta hulka toidulisandeid, osta hoopis näiteks selline, ma ei tea, teatripilet või spordiklubisse minna või osta tervislikumat toitu või? Mõnele patsiendile kindlasti, et selline tervislik laialdane toit, laiaspektriline, mitmekesine toitumine, väga hea soovitus. Sest tegelikult toidulisand definitsiooni järgi ei ole ravim, tema ei tohi ennetada ega ravida haigusi, vaid ta peaks olema toitumise mitmekesistaja ja tasakaalustaja.
Aga kui ise normaalselt süüa ja natukene liigutada ennast, elada tervislikult, siis võib-olla on hoopis see mõistlikum investeering oma tervisesse, kui kuskilt toidulisandeid tellida. Räägime natuke käsimüügiravimite võimalikest kõrvaltoimetest, et näiteks kui peres on eakad inimesed ja nad võtavad nagu erinevaid ravimeid, nende hulgas ka käsimüügiravimeid ja neil tekivad mingid kõrvaltoimed. Kuidas üldse inimesed nagu aru saavad või nende lähedased, kui teil on palju ravimeid, et mis ravimist see kõrvaltoime mul nüüd tekkis või kas see üldse on kõrvaltoime, äkki mul mingi uus haigus? No see raskematel juhtudel jääb see küsimus arstide lahendada ja isegi ka haigla osakonnas arstide lahendada, kus ma iga päev töötan keerulistemate juhtumite puhul. Võib ju vaadata sellist ajalist lähenemist, et kas sümptomite, probleemide tekke on seotud mingisuguse ravimi doosi tõstmisega, uue ravimi lisandumisega, sellist lihtsalt talupoja mõistust võib ju rakendada. See on natuke nagu beebide puhul, et ükshaaval lihtsalt toiduaineid juurde talle, kui ta sööma õpib, et kuidas tema seedimine vastu peab, et ravimitega nii ka, et ükshaaval ja siis vaatad, et mis kõrvaltoimed tulevad. Ideaalis ambulatoorselt küll, aga kui on patsient raskelt haige või eriti haiglast ja vahepeal ka ambulatoorselt, me ei saa, et siis lähevad mitmed ravimid ikkagi korraga skeemi. Ja siis hakkad mõistatama? Ja, aga enamikel juhtudel me saame suht väheste kõrvaltoimetega ikkagi tänapäeval läbi, aga see on hästi individuaalne ja eks tulebki siis patsienti informeerida ja milles on nüüd natukene jällegi Eesti meditsiinis ressursipuuduse koht, et võib-olla see patsientide jälgimine, et okei, ta isegi on haiglas, ta saab oma selle ravi ära, see aitab, aga eriti kui me räägime eakatest, et sellist tulemust, et täielik tervistumine, täielik terveks saamine on üliharva, et on ikkagi paranemine, seisund on parem, stabiilsem, aga et kas patsient on üdini igavesti terve, krooniliste haiguste puhul mitte, enamasti need ravimid jäävad eluaegselt. Kui keeruline on inimestel seda nagu omaks võtta, et nüüd ongi olukord selline, et ma võtangi oma 4-5 rohtu elu lõpuni? No ikkagi paljudel juhtudel on, võib-olla eriti sellised, kes ei ole veel päris vanas eas, keskealised mehed ja on erinev, jah, on ikka täitsa näha küll, aga eks siis peab selgitama ja on ka seda juhtunud, et patsient haiglas paraneb nende ravidega ilusti ja siis tuleb varsti uuesti kehvas seisus tagasi ja selgub, et ikkagi ei ole võtnud ravi. Et selles suhtes selline pidev, regulaarne jälgimine, või et keegi on patsiendi jaoks olemas, natuke hoiab seal silma peal, see kindlasti oleks hea ja natuke takerdub ressursi puuduse taha, kuid on tulemas, ma saan aru, igasugused äppidel põhinevad lahendused, võib-olla tehisintellekt hakkab natuke aitama. Kuidas üldse teie seda näete, et kes võiks aidata patsiendil seda raviskeemi jälgida? Haigla kontekstis ma ikkagi ise oma haigetel prooviks selle skeemi üle vaadata, küll aga haiglaarst või sisearst ei saa jääda nüüd kõikide patsientide enda patsientide pidevaks raviskeemi jälgijaks. Hea oleks, kui selle teemaga saaks tegeleda ideaalis perearst, aga ma saan jällegi aru, nendest on ka puudus, seal on ilmselt põlvkondade, koolkondade vahet, kes palju jõuab, suudab seda keerulist patsienti jälgida, et eks see on väga varieeruv ja tegelikult ega Eestis ei olegi ühtset kokkulepet. Ja võib-olla üks paradoks veel, mille ma välja tooks, on see, et tänapäeva meditsiin ja kõik on ju baseerub uuringutel. Ja ikkagi ravimiuuringud on tehtud nii, et nad nagu tõestaksid seda, et mingi ravimi lisamine on efektiivne, parandab sümptomeid, pikendab eluiga. Ja tihtilugu eraldiseisvalt võib-olla neuroloog paneb enda ravimid, nii kardioloog paneb, pulmonoloog paneb, siis paneb diabeediarst, endokrinoloog ja siis me saamegi sellise tohutu pika raviskeemi, kuid pole tihti seda inimest, kes suudaks niimoodi laia pilguga holistiliselt kõike seda vaadata ja võib-olla vahel saab ka mõne ravimi ära jätta. Jaa. Ma ei tea siis, et kes sellest nimekirjast võtaks siis selle, et ta hakkab laia pilguga vaatama. Perearst võib jälle öelda, et see on, võib-olla ma ei ole nii heade teadmistega, et siin pulmonoloogi otsuseid hakata ümber vaatama, et see on vist päris keeruline koht. Ja see ongi keeruline koht.
ja võib-olla üks koht, mis võiks Eesti meditsiinis areneda, me ise siin nüüd oma haiglas rasketel haigetel ja võib-olla ka sellises olukorras, kus on oodata patsient juba voodihaige elukaare lõpus, et on oodata, et see eluiga võib-olla mõned kuud, siis me ikkagi mitte, et me jäta inimest ravita, aga mõned ravimid, millest patsient enam kasu ei saa, võtame maha, katsume natuke seda tabletikoormust vähendada, et see on tegelikult ka näidatud, et õigesti tehes tervishoiukulud vähenevad, patsiendi elukvaliteet võiks paraneda, kes ikka tahab 20 tabletti päevas süüa. Läheme korra käsimüügi ravimite juurde tagasi, et on inimesi, kellel on kogu aeg mingid väiksed valud ja ebamugavused ja eks nad kuidagi on õppinud nendega elama, tihti peale valuvaigistite toel. Ehk siis, kui kaua sa võid võtta ibuprofeeni regulaarselt enne, kui sul näiteks, ma ei tea, mingid siseelundid ütlevad, et kuule, mis sa teed? Oma algatuslikult siukse lühikese kuuri, nädalase kuuri, eks ju ikka võib teha. Ma vist ei rääkinud sellest isegi, ma mõtlesin täitsa kohe ikka pikaaegselt. On inimesi, kes sellist tüüpi ravimeid võtavad tõepoolest ka aastaid ja aastaid regulaarselt. Mis need neerud ja maks ja kas nemad hakkavad ka ükskord protesteerima? Natuke võivad neerud protesteerida, ibuprofeeniga võib eriti magu 12-termiksool protesteerida, võib tulla verejooks, siis me tihti isegi sellised väga pikaaegsed püsivad ravivõtmised oleks hea arstiga kooskõlastada, vahel pannakse sinna siis nii-öelda see maokaitse ravim juurde või natukene saab ennetada kõrvaltoimete teket, kui tõesti on vajadus võtta siin kuude ja aastate kaupa. Aga laste puhul, vanemad ühest küljest lähevad päris paanikasse, kui lapsel on, eks ole, kõrge palavik. Teisest küljest nad ei julge lapsele alati anda nagu seda rohtu, et äkki ma annan liiga palju või äkki ta saab mürgistuse või et kuidas seda nagu, ma ei teagi, kuidas seda nagu otsust teha, et mismoodi seda rohtu siis anda, et kas sa pead nagu siis ajamagi näpuga järge, et mida see juhend ütleb ja nii ongi? Jah, peaks andma ikkagi täpselt juhendi järgi ja seda küll, et laste organism on ju selles suhtes noor, nad on suhteliselt hästi metaboliseerivad ravimeid, et ühest doosist või anda, keegi ei sure ära, täitsa kindlasti mitte. Et anda siis täpselt juhendi järgi, need doosid on... Nad on kuidagi kehakaalu põhjal tavaliselt. Ja, kaalu põhjal. Paratsetamool peaks olema 10-15 milligrammi kehakaalu kilo kohta, ibuprofeen 5-10, kui me näiteks räägime valuravi kontekstis. Et üks võimalus on seda ise arutada, aga minu teada nii palju, kui ma käisin sinna apteegist ka läbi vaatasin, siis enamikel pakkidel on lausa kirjas, et nii suur laps, anda selle järgi ja siis tuleb näpuga järgi ajada ja seda anda, et jällegi lühiajaline ravi ise lapsele anda on täiesti okei ja selleks need käsimüügiravimid ju ongi mõeldud. Ja siinkohal on ka tegelikult apteekriga minu meelest konsulteerimine nagu sükseks, teeb kuidagi seda turvatunnet rohkem, et ma annan talle seda ravimit õigesti. Või et ma annan üldse seda ravimit, mis talle kõige paremini sobib. Sest minu meelest apteekrid räägivad päris kenasti, et vaat kui on sellised nähud, siis ma soovitan sellist ravimit, kui on sellised nähud, siis ma soovitan sellist ravimit. Et muidu on see otsuse tegemine ikka ka päris keeruline seal apteegis, et mida ma nüüd üldse võtan. Ja, et ma küll julgustaks küsida julgelt üle ja apteeker ongi selline hea võib-olla alternatiiv perearstile, pereõele, isegi kuni emole, sest näiteks me EMOs näeme kohati isegi pereõe patsiente, kes tulevad, et tihti piisabki sellisest väikesest nõustamisest, soovitamisest ja nagu ma olen öelnud, eriti laste puhul, viirushaigused ja paljud haigused ikkagi hakkavad mõne päevaga, mõningase ajaga ise juba paremaks minema, täielik tervistumine võtab viirushaigusest ka rohkem aega nädal ja võib-olla vahel ka kauemgi. Aga käsimüügiravim ongi selleks, et aitaks siis selle kõige ebameeldivama aja üle elada, et siis täiskasvanul oleks lihtsalt veidi parem järgsam olla või et siis see laps oleks paremas seisus. Ja enamikel juhtudel, enamik tervisemuresid on ise lahenevad. Lihtsalt siis organism võitleb selle viirusega, käsimüügiravim aitab sellest halvast enesetundest läbi vedada ja asjad ikkagi lähevad enamasti hästi. Kas käsimüügiravimist võib jääda ka sõltuvusse? Põhimõtteliselt. Või see on nagu psühholoogiline või füüsiline sõltuvus? Psühholoogiline sõltuvus, jah, ikkagi on võimalik valuvaigistitest kõigest. Siin on võimalik mõningate ravimitega ilmselt ka füüsilist sõltuvust saavutada, aga parem siin ärme
propagandat hakkame tegema. Ta pigem on see sõltuvus ikkagi psühholoogiline, et mul pea valutab, ma võtan igaks juhuks rohu ära, äkki siis läheb üle. Teisest küljest võib-olla oleks aidanud ka väike jalutuskäik. No võimalik jah, aga ma ütlen seda, et eri kohtades töötades, et inimeste selline maailmavaade on niivõrd varieeruv. Nagu ma ei tea, mis iganes muudes poliitilistest küsimustest, samamoodi ka ravimite puhul, et mõnel on ainult nii, et ravim ja mõni kas või karjub valudest ja mitte mingit paratsetamooli ka ei võta, et lihtsalt ongi selline, ütleme, ühiskond on väga mitmekesine, meie võib-olla ideaal on, et sinna need äärmused natuke keskteele kokku tuua, et ikkagi olulise valu puhul või mingite muude häirivate sümptomite puhul pole ju mõtet kannatada. No mina näiteks võtan rohtu, kui mul kuskilt valutab, sest minu meelest on valu kannatamine ka päris suur stress organismile. Kumb on suurem oht? Kas valu kannatamise stress või siis ütleme valuvaigistist, ma ei tea, maks või magu või? No kui võtta õigesti lubatud kogustes vastavalt juhistele, siis ikkagi valu kannatamise stress on suurem. Lõpuks võivad tekkida seal kroonilise valusündroomid, kus võib-olla isegi ilma päris valustiimulita võibki mingi nahapuudutus, kõik võivad väga sellist valusat aistingut tunnet anda. Et jah, kui on ikkagi tõsine probleem, tunnete, et kohe valutab ja kohe häirib, siis aeg-ajalt mingit valuravi võtta on täitsa okei, või ka muud sümptomaatilist ravi, et selleks need käsimüügiravid on, et piirduga siis kindlasti alati lubatud kogustega vastavalt juhisele, aga selleks need käsimüügiravimid meil ikkagi on. Mis teie koduses ravimikapis on? Ma mõtlen neid käsimüügiravimeid. Suhteliselt vähe õnneks ole veel terve inimene, aga eks ikkagi valuravi ongi paratsetamool, siis oli see põletikuvastane ravi, ibuprofeeni sarnane, kindlasti seal desinfitseerijad vahendid, plaastrid, natukene käsimüügi allergiaravi, olenevalt seda kodust käsimüügi ravimite kappi võib ka vaadata iga inimene ise, et kuidas, mis on tema need tervise võib-olla probleemid olnud. Aga ravimid aeguvad ka, eks ta vist tuleb aeg-ajalt üle vaadata, et mis sul seal kapis on ikka? Jah, et aegunud ravimid ikkagi see toime võib hoopis muutuda ja aegunud ravimeid küll mitte tarvitada. Seda vist peab eriti eakatele rääkima, sest et nagu tihtipeale on nii, et nad nagu ei taha asju ära visata. Jah, kahju on ära visata ja tihti ühel patsiendil olid ka kaasas ikka väga mitu aastat aegunud ravimid, et see küll ei ole hea. Ja tegelikult see kehtib nii käsimüügiravimite kui ka retseptiravimite kohta. Ja kui mõelda seda kodust ravimikappi, siis eriti oluline on muidugi see retseptiravimite pool, et seal tasuks ka hoida selline, ma arvan, hea oleks, kui oleks kuu aja varu, mingi varu peaks olemas olema, sest teinekord, nagu patsiendid ütlevad, et vahel on perearstide põud, ei saa neid kätte, see pikendamine ei pruugi lihtne olla ja püsiravi küll niimoodi ära jätta, püsivat retseptiravi ei tohiks ja kindlasti vältida olukorda, et kus seda retsepti ei ole. See vist ikka sõltub inimese nagu isiksuse tüübist või iseloomust, et kas ta on selline, kellel on kuu aja varu ees või ta on selline, kes kirjutab arstile näiteks reede õhtul kell 7, et nüüd mul on rohud otsas, mis ma teen? Et see peab kuidagi nagu lahendama selle olukorra niimoodi, et inimene peaks ise ennast ja oma olemust tundma. Jah, hea oleks ikkagi ette mõelda, kui on nüüd tõesti juhtub midagi, selline inimlik õnnetus, mina olen EMO-s nüüd küll kirjutanud need ravimeid tõesti, et on unustatud ja saab kirjutada, aga seal võivad olla need, EMO-sse minnes peab arvestama, et on siis nii-öelda see sinine prioriteet, mis võib oodata seaduste järgi ka 6 tundi või ka kauemgi, nii et see võib väga aega kulutav visiit olla, nii et parem aega kokku hoida ja siis aegsasti ikkagi sellele mõelda. No mis on teie põhiline ravimitega seotud nõuanne, mida te inimestele üpris tihti peate nagu üle korrutama, olgu see siis retsepti või käsimüügiravimid puudutav? Lähtudes enda tööst, kus mul on kõige rohkem sellised eakaid, väga paljude haigustega inimesi, kes võtavad väga palju ravimeid. Kindel nõuanne see, et oleks siis ammendav kindel ravimite list, kus on kirjas retseptiravimid, on kirjas ka käsimüügiravimid ja on kirjas ka isegi toidulisandid.
et kuidas see patsient siis reaalselt oma ravi võtab. Ja arusaadav kuskil EMO-s närvilises olukorras ei pruugi meelde tulla. Hea oleks, kui oleks see list ammendavalt kirjalikult kaasas ja et see vastaks siis reaalsusele. Et vahel me oleme näinud seda, et see list on kaasas, aga võib-olla ei olegi mingit ravimit väga välja ostetud. Seda saab ju kontrollida või vahel võetakse seda väga tunde järgi. Et tegelikult võiksid eakate lähedased aidata ka nagu eakal seda listi võib-olla korrigeerida või sellel silma peal hoida, et mis rohtusid nad siis ikkagi nagu võtma peaksid või kas nad neid päriselt ka võtavad? Kindlasti, et kui on juba selline olukord, et inimesel on see ravimikoormus suur ja tundub, et tal on seda raske hallata, siis see toetav õlg, et keegi natuke aitaks teda, jälgiks, võib-olla ka kontrolliks, oleks väga hea ja meditsiinitöötajatel võib-olla oleks see ka üks väike kokkuhoiukoht meie meditsiinis, et kus me peaks kogu aeg hakkama hästi pikalt selgitama, et kas, mida, kuidas ta võttis, või kui oleks faktiliselt ees, et siin on see list ja nii ta täpselt võtab, et see vastab täpselt reaalsusele. See aitaks ikkagi aega kokku hoida küll ja oleks patsiendile isegi kusjuures ka turvalisem. Aitäh täna selle ülevaatliku vestluse eest, mis siis puudutas nii retsepti kui käsimüügiravimeid kui ka seda, et kuidas neid oleks kõige tulemuslikum, parem ja turvalisem võtta. Hea vaataja ja hea kuulaja, meil oli külas Lääne-Tallinna Keskhaigla sisearst ja kliiniline farmakoloog doktor Raul Kokassaar. Kohtume peagi taas. Aitäh! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.